Ajastumarge ja ma kutsun teid külla linnatohtri ja kirjaniku härra Maia Kreutzwaldi tänaval, kus ta eli 44 aastat oma elust. 1833. aastal lõpeta Tartu Ülikooli, mõtsenase ja kolisi Võro liina, ostes ju maja pangalaenuga ja elasi siin 1877. aastani, kui ta maja maha müüi ja kolisi Tartule Tütremanu. Kui papa Kreutzwald ta maja maha müüi ja Tartule kolisi, siis tükk aega ees ütles ole õiget peremist. Käve ta käest kätte, mõni aeg toimet siin kandleselts, käsitööliste abistamise selts pidasid ta majan kõrtsi. Nii kavani kuni 1941. aastal sai Kreutzwaldi mälestuse jäädustamise selts ta maja ära osta rahva annetusena kogutu rahaga ja asutati siia esimene Eesti kirjaniku muuseum. Tahtaren näetigi Kreutzwaldi aost pärit mööblitükke ka, raamatukapp Kreutzwaldi raamatitega, tiibklaver, kus mängs Kreutzwaldi tütar Annette Adelheid ja peegli omava siis ka Kreutzwaldi aost. Tahtaren siin tõse kõrva peal pandi siis kirjaniku härra kirja kõik oma tähtsad loo ja kirjatükü. Kirjata palju aolehtile ja aokirjule, avalda meditsiinilisi väljaandeid ja siin on kirja pandud ka lastejutu, latsijutu Reino Vaader Rebane, Eesti rahva innemuiste jutu ja muidugi ka Kalevipoeg, Eesti rahva eepos. Kalevipoiga saame praegu lugeda ju 13 erinevan keelen. Seondaren võtse siis tohtriherra haigid vastu. Siin kusseti peal sai ülevaatuse teda ja see oma arstiriistu kohvri, mida ta siis üten kandse, kui ta maale pidi haigidele appi minema. Kui te olete haigu võtnud muuseum läbi käivu, siis tulge kindlale ka üle Muro aidataade lilliaida. Siin umalaol Kreutzwaldi proua kasvat aiavilja, aga praegu on siin illus lilliaid kõgele liinarahvale avatu ja ega haigu olete oodatu siia pikniku pidama või lihtsalt haigu viitma.